Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Tahtsin rääkida sellest, kuidas me teeme oma esitlusi, tutvustame inimestele elukutset, ehk siis kuidas keegi tahab kutsuda, olgu see siis võrkturundus, olgu see otsemüük, olgu see suhteturundus, heal lapsel mitu nime, et räägime sellest, mis on. Ehk siis räägime asjadest nii, nagu asjad on. No, kõik me tahaksime natukene liialdada või natukene ilustada. Aga räägime asjadest nii, nagu nad on ja inimesed usuvad seda, mis tuleb siiralt, mis räägitakse ausalt ja kui me ei loo illusioone või ei loo sellist pilti, et kõik oleks järsku nii väga hea. Ehk siis inimesed tahavad näha ja on harjunud sellega, et kõik, mis on hea, ei saagi väga kergelt tulla. Enamus juhtudel see nii ongi. On erandeid, kellel kõik läheb libedalt, kuid kõik on seotud mõttega, kõik on seotud energiate ja mõtteviisidega, aga see võtab aastaid aega, et sinnamaani jõuda. Enamus inimesed peavad siiski endale nullist nii-öelda asja selgeks tegema. Ja mida ma selle video tahan öelda? Kui me teeme äriesitlust, kui me tutvustame oma ettevõtet, kui me tutvustame oma ärivõimalust, siis räägime, mis on selleks vaja, et jõuda teatud tulemusteni ja mis on kõige olulisem, uurime välja, tunneme siirast huvi inimese vastu, kes istub meie vastas, et teada saada, mis on see, mida tema täna oma elus tahab paremaks muuta ja mida ta on valmis tegema selle jaoks. Tunneme siirast huvi, kui palju ta on nõus täna panustama iganädalaselt oma vabast ajast, et muuta midagi oma elus. Ja räägime nendest summadest, mida see inimene on valmis uskuma. Enamus inimesed, kui me räägime rahadest, usuvad kuni 2 korda suuremaid summasi, mida nad igapäevase või siis igakuiselt teenivad. Näiteks, kui inimene teenib, ütleme Eesti keskmist palka, olgu see siis sinna 600-800 euro vahele, siis ta usub võib-olla seal, ütleme, 1500. Kõik, mis läheb üle, see on utoopia enamus inimeste jaoks. On inimesi, kelle jaoks ei ole mitte mingi summa. Kuid oluline meil kui oma eriala esindajatel oleks see, et räägime inimesega tema keeles. See, millest tema on huvitatud ja näitame ka, mis selle jaoks on vaja teha. Ehk ärme loo illusioone, mis hirmutavad inimest. Ja hea oleks ka see, kui me mitte ei müüks maha talle meie elukutset, vaid tekitaksime vaid huvi. Sest kui inimesel tekib huvi, see on ainukene asi terve inimkonna puhul. Kui inimesel on huvi, sa tahab rohkem teada. Ta tahab olla kaasatud ja nüüd on sinul kui elukutse esindajal võimalik talle samm-sammult näidata, mis siin on tema jaoks ja lasta tal ise avastada. Ärme loo või eelda või tee tema eest otsuseid. Las tema teeb oma otsused ise. Kui me räägime äripartnerist, kui me räägime inimesest, kellega me tahame teha nüüd seda koostööd aastaid ja aastaid ja aastaid, siis ärme nii-öelda müü teda enda ärisse või ärme kaasa teda selle põhimõttega, et meil on teda vaja kiiresti. Loomulikult me tahaksime koos temaga tööd teha, kui on tegu sinu sõbra või tuttavaga, kellega sa tegelikult ka tahad koos edasi minna. Või inimesega, kellega sa oled saanud tuttavaks. Aga paneme inimese
ise huvi tundma ja viime teda läbi tegevuste edasi. Oleme professionaalsed. Kujuta ette, et sina oled näiteks siis personalijuht või personalivärbaja kuskil suurettevõttes. Ja nüüd sul on töövestlus. Tuleb inimene, istub ja sa viid läbi seda töövestlust. Sa tahad ju teada, mida tema on nõus tegema, millised kogemused ta on, mida ta on elus teinud, mida ta vaba ajaga teeb. Võib-olla millised mõtted on tal 3, 4, 5 aasta plaanis, kuhu ta tahab jõuda, mida ta on valmis tegema. Võta ennast nagu personaliinimest, kes värbab ettevõttesse siis inimest läbi selle, et sa näeksid, et see inimene annaks ettevõttele väärtust ja millised on need väärtused, mida sina oma ettevõttega saad talle pakkuda. Ehk siis las need väärtused olla võrdsed, vahetage väärtuseid ja kui need väärtused ühele või teisele poolele tunduvad, et nad ei ole võrdsed või üks pool ei ole veel valmis, siis ärge veel minge edasi. See ei tähenda, et te peaksite loobuma. See tähendab seda, te peaksite veel kokku saama. Ja see võib võtta aastaid. Ma isiklikult olen kohtunud inimestega 3, 4, isegi peaaegu 5 aastat. Ja rääkinud ja selgitanud, osadel neist on tekkinud huvi, teised on öelnud, et ma ütlen täna ei, kuid ma ei ütle seda lõplikult. Ehk siis, kui sina oled professionaalne ja annad ainult infot ja lased temal otsustada ja püüad ka ise otsustada vastavalt sellele, kuidas teil siis nii-öelda nad kohtumised edenevad, siis inimene võtab alati meeleldi sinu telefoni vastu, saab sinuga kokku võimalusel ja te saate alati edasi minna. Sa jätad talle hea mulje ja sul on ka endal südames hea tunne, et sa teed midagi hästi. Ehk siis oleme professionaalsed, esindame võrkturundaja elukutset uhkusega ja püüame aru saada ise ja anname võimalusega temal aru saada, mis meil siin talle pakkuda on, millised väärtused on siin talle ja kuidas me mõlemad koos saame üksteisele kasulikud olla. Ma loodan, et sa said siit videost väärtust. Äkki sul tekkis mõni mõte, äkki sa soovid seda jagada siin teistega siin kommentaarides video all. Tee seda, aitame oma ideede mõtetega teisi, julgustame neid ja lähme 2016. aastal veel professionaalsemalt, veel enesekindlamalt ja siiramalt kõikidesse kohtumistesse, mis meid ees ootavad. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime seda tervele maailmale. Mina tänan.